Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on veidi üle 1 ning eetris on loomulikult Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka seekord püsiekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitikakirjamees, kes tänasel päeval jagab oma teadmisi ja kogemusi eraäris. Tervitus, Andres! Tervist! Saate teises pooles võtame seekord jutuks noored kurjategijad, keda pole paraku suudetud siiski vanglast eemal hoida. Kuidas nende eluolu seal on, mida saaks paremini teha, sellest räägime saate teises pooles Viru vangla sotsiaaltöötaja Triin Tarendiga. Aga tänase saate esimeses pooles räägime taas kõikvõimalikest netikelmidest. Võib ju küsida ja mõelda, et sellest kõigest on palju räägitud ja kas ühte teemat liiga palju ei saa, aga kui lõppenud aasta üks viimaseid uudised oli see, et keegi vanem proua jättis kelmidele mitu tuhat eurot ning selle aasta uudistelindil on järjest ja järjest kõiksugu kelmide ohvrite uudised, siis ma arvan, et me peame sellest teemast rääkima veel ja veel kord veel. Ning selleks oleme stuudiosse appi palunud Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Urmet, olid külaliseks ka eelmises saates, nii et sinu kohta võib öelda, et oled ka meie püsiekspert. Kas pole? Aitäh, väga hea nimetus, et kõlab väga austusväärselt. No selle üle saab ju vaid rõõmu tunda. Aga enne kui üle pea põhiteemasse sukeldume, siis räägime veidi ühest teisest teemast. Urmet, nimelt olen kuulnud, et vabariigi president Alar Karis käis kriminaalbürool külas. Mis põhjusel ta külas käis ja mida te presidendiga arutasite? Tõsi, et auväärt president käis täpselt samal põhjusel külas, et kaks Eesti inimest kaotab igal päeval kõik oma raha netikelmidele ja president tuli ja tundis ka huvi, et kas tema saab ka kuidagi aidata, et pea paar tundi istusime, arutasime, andsime talle täieliku ülevaate ja ta tõepoolest lubas samamoodi tõsta nii rahvusvahelisel tasandil kui ka kirjutas ka oma sotsiaalmeedia kontole sellest murest, et mure on suur, et ükskõik palju me räägime asjadest, kaks inimest keskeltläbi ikkagi Eestimaal kaotab oma raha iga päev. Andis president ka mõista, mil moel ta saab abiks olla või kuidas ta võiks nüüd, teie tööd toetada? Ta andis väga palju nõu, ta andis meile väga palju julgustas meid, andis meile kindlustunnet, et me oleme õigel teel ja peamiselt just rahvusvaheliste partneritega, et ta küsis ja tundis huvi, et millistest riikidest saab seda tõstatada, et meie õigusabipalvetele vastatakse, et kõnekeskuseid kiiremini kinni panna, et see oli tema pealmine küsimus. Andres, kui nüüd meenutana neid aegu, kui sina politseis töötasid ja eriti neid 90-ndaid, ma mäletan, kui president Lennart Meri vabariigi aastapäeva kõnes ikkagi hurjutas politseid ja teisi jõustruktuure, et need ei ole piisavalt jõuliselt taganud Eesti inimeste julgeolekut, siis kas ta pärast neid kurja sõnu ikkagi tuli ka politsei tööga tutvuma ja toetust avaldama? Oli see toona ka selline asi kombeks? Jaa, tähendab, kõigepealt ma tahan öelda, et presidendil üldiselt on väga palju võimalusi teemasid püstitada ja jõuda ka selle teemaga erinevatesse ühiskonnakihtidesse ja ma tõesti väga loodan, et oma iseseisvuspäeva kõnes näiteks ta seda mainib, sest näiteks mäletame, Kersti Kaljulaid tõi välja väga tõsiselt fookusesse, perevägivalla, lähisuhtevägivalla ja see sai ikkagi veel suurema tuuletiibadesse, nii et presidendi sõnal ka siseriiklikult on väga suur mõju ja seda loetakse päris palju, seda arutatakse päris palju, see on üks pool. Kui me nüüd tuletame meelde Lennart Mere aegu, siis jah, esiteks peab ju tõele au andma see, et Lennart Meri mitmed protsessid ju pani kiiresti tööle, me saime lennujaamas endale korraliku WC omal ajal, eks ju, ja kogu selle ümberehituse ja teine asi kindlasti ka see, et politsei sai ikkagi väga selge ka sellise, ma ei taha öelda poliitilise, aga ühiskondlik poliitilise suuna, et teeme nüüd ikkagi selle miilitsa ülemineku
süsteemi ikkagi Eesti politsei ja see protsess kestis muidugi üle veel Lennart Mere aja. Seda ma muidugi ei mäleta, et oleks käinud, nagu öeldakse, hilisemalt siis järelkontrolli tegemas, et kuidas tema sõnad mõjusid, aga kindlasti ma mäletan ühte asja, et just 90ndate alguses, just peale Lennart Mere siis presidendiks saamist, hakkasid tekkima sellised asjad ülemuste kabinetisse nagu presidendi pildid, mis jääb igal tasemel, ütleme regionaalsel tasemel, eks ju, prefektuurides, siis oli neid hästi palju osakondades, nii et see juba mõjutas seda, näitas seda, et president on meie ikkagi ühiskondlik poliitiline liider. Ja ma tahaks loota, et see komme ei ole kuskile kadunud. Ilmselt ei ole. Aga tulles netikelmluse juurde tagasi, siis kuidas nende sihtgruppidega on, kui mingitel hetkedel sai rääkida minu arust vähemasti sellistest hästi kitsastest sihtgruppidest, mulle vähemasti tundub praegu, et nüüd ei ole enam vahet, et saavad ikkagi pihta absoluutselt kõik või kuidas sellega on, Urmet? Tõepoolest saab öelda, et kelmused on igale maitsele ja igale inimesele tehtud, et need on lihtsalt niivõrd palju toodetud erinevad, et kui sa vene keelt ei oska, siis sa saad SMS-i, mis on võib-olla nii eesti kui ingliskeelne, kui oskad vene keelt, võid saada kõne, kui oskad ingliskeelt, siis võib saada ingliskeelse kõne, et kõik pakkumised on olemas, kui lähed ise internetti otsima, siis võid sattuda kelmi leheküljele ja nii edasi, et kui Andres on mul siin kõrval ja rääkisime ka 90-st räägime, siis minu jaoks internetis on täna 90-ndad, et kui tänavatel on ilusti 2025, siis kõik on ilus ja turvaline, siis internet olekski täna siis see koht, kus oleks nagu 90-ndad pöördunud. Aga võtame ette mõned värskemad lood, kusjuures tõesti väga värsked selle aasta lood, et ma saan aru, et eile hakkas politsei uurima juhtumit, kus 54-aastasele mehele Maardus helistasid väidetavalt elektriarvesti mõõtjad ja kes palusid mehe kontaktandmeid ning kinnitada need läbi mobiili ID. Hiljem avastas mees, et tema nimele on võetud laene kogusummas 11 200 eurot. Saan aru, et kui varem esinesid kelmid pigem ikkagi pangatöötajatena, teinekord ka politseinikena, siis nüüd on nad jõudnud selleni, et esinevad elektrilevi ametnikena ja kuidagi seeläbi siis õngitsevad neid andmeid. Ja täpselt, mis nad teevad täna organiseeritud kurjategijad, nad vaatavad, mis on olukord riigis sinna, kuhu nad rünnaku teevad, et nad ei tee huupi, et kindlasti on neil meeskonnad, kes enne vaatavad olukorda, kuna Eestis räägitakse palju elektrist tänasel päeval Venemaa elektrivõrgust lahti ühendamisega, siis see teemana neile ka sobib ja läbi selle on nad ka valinud siis selle algkõneks, et küll aga tõesti, kõik kõned lõpevad ühtemoodi, et lõpuks küsitakse PIN-koode. Teeme täna nii, et siis iga case'i juurde paneme ka väikse retsepti. Sellisel puhul, mida kodanikuna teha? Ja tõepoolest, et me oleme kogu öelnud vajutage kõned kinni, aga nüüd me oleme jõudnud sinna, kus ka tegelikult päriselt meie helistame ka politseinikena ja ka meie kõned vajutaks nüüd kinni ja me oleme väga palju pidanud nüüd ukse taga käima ja töötööndit näitama, et ühtepidi on see hea, aga kõige lihtsam retsept on alati see, et kui küsitakse teilt kasutada tunnuseid PIN-koode, siis see on see hetk, kus te saate kõne katkestada ja öelda, et seda ei küsi mitte ükski riigiasutus telefoni teel ega ükski eraettevõte samamoodi, et see on ainult kurjategijate nii-öelda pärusmaa. No lisaks veel üks juhtum, mida ka politsei eile uurima hakkas. 46-aastane Rae vallas elav mees sai kirja justkui LHV pangalt, millest teatati pangaandmete uuendamisest ning link, millele vajutades avanes näiliselt internetipanga sisenemise leht ja mees kinnitas sisenemise jällegi mobiili-ID PIN-koodidega. Hiljem avastas ta, et tema ettevõtte kontolt oli sedasi edasi kantud 7000 eurot. No see vist on tõesti selline vana ja ikka väga tuttav skeem juba. Ja vana ja tuttav ja retsepti ma võiks kohe ära öelda, et mul see meelest ei läheks, et kui te lähete pangalehtedele ja kui teil on pandud võlts pangalehekülge ette, siis sealt puudub ID-kaardiga sisse logimine ja ka paroolidega. Seal on üldjuhul ainult kas Smart ID või mobiili-ID. Need on ainult 2 viisi, kuidas kurjategijate raha kätte saavad. Ehk siis vana hea ID-kaart tegelikult kaitseb meid, et kui te muidu ei pea meeles ja arvate, et äkki te olete õigel või valel leheküljel, siis kui sealt puudub ID-kaart, üldjuhul siiamaani me oleme seda märganud, kurjategijad ei pane seda sinna, siis te olete ilmselgelt võltsitud leheküljel. Andres, tahtsid lisada? Jaa, tahtsin lisada igapäevase väga palju tarbin nii pangateenuseid kui ka muid riigiteenuseid, siis julgen väita ka seda, kui tuleb ütleme üleskutse vajutada mingi lingile,
siis on alati võimalik vaadata selle lingi aadressi ja võrrelda seda siis, kui ise kohe loogiliselt selle peale ei tule, võrrelda siis selle sama LHV või mingi teise panga aadressiga, sa näed kohe, et seal on öö ja päev vahet, seepärast, et päris niimoodi, et LHV.ee seda kurjategijad ei kasuta, nad panevad sinna natukene teise otsa, aga inimesed tihtipeale selle peale ei tule. Muide, kui nüüd lühidalt vastata, millal sa ise viimati tundsid, et oled napilt pääsenud või juba oledki nende kelmide küüsis? Ma ütlen ausalt, et ma ei tea, võib-olla mul on ikkagi jäänud sisse see vana politseiniku mõttelaad, et ükskõik kas avalikus ruumis või internetiruumis, kui ma liigun, siis ennem seda, kui ma kuhugi sisenen, siis ma vaatan selja taha, vaatan, kas on uks korras, kõik muud asjad ja täpselt samuti internetis, et koputame laua peale, ei ole siiamaani seda juhtunud, küll on väga seda juhtunud mu tutvusringkonnas ja ma olen inimestel pidanud väga tihti ütlema, et kui sul on mingisugune probleem, siis helista, ma annan sulle nõu vähemalt, et kuidas siin olukorras käituda, ennem kui sa hüppad peadpidi sohu. Teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning püsiekspert Andres Anvelt. Saate esimese poole teemaks on neti- ja telefonikelmid, kes petusõnumite, meilide ja lihtsalt helistades üritavad meid kõiki rahast lagedaks teha ning teemat aitab täna taaskord lahata Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Urmet, ma saan aru, et sul tuli üks mõte siin reklaamipausi ajal. Ja, et lihtsalt, et Eesti inimesed mõistaksid, kui massiline on õngitsemine, siis viimase 4 aastaga ja tehnoloogia arenguga on tõusnud õngitsuste arv maailmas 300%, et ehk siis piltiga töös võiks tähendada seda, et kõik Eesti inimesed võiksid saada SMS-i igal ööpäeval tegelikult ühe võltsitud lingiga, mis kutsub sind panka või siis postipakk ees teavitab sind, et lihtsalt see on nii massiline ja nende vahel tuleb lihtsalt leida ja ära tunda need, mis on need valed. Et õngitsemine see ongi, et on mingisugused lingid, kuhu tuleb panna mingisugused oma andmed, aga need kõik on mingisugused võltsitud lingid. Täpselt ja kurjategija teise pool lihtsalt näeb kõiki neid andmeid, mida me sisestame, et kui meile tundub isegi, et me oleme peaaegu nagu õige panga lingi peal, siis tegelikult teise pool on kurjategija, kes läheb õigesse panka, nii et igal juhul kõiksugu lingid on kõige ohtlikumad asjad üldse, kõiksugu SMS-iga saabuvad lingid, kui mingit vajadust ei ole, ärge vajutage nende peale. Enne pausi küsisin Andreselt, et millal tema viimati tajus, et on langemas kelmide küüsi. Mulle endale meenub, et sel suvel augustis saadeti politseiameti peadirektori Egert Beltševi poolt mulle kiri, milles kahtlustati mind väga ränga kuriteo toimepanemises ja et kogu sellest menetlusest pääseda, siis väikese summa eest oleks seda saanud teha. Kas seda sorti kirju liigub jätkuvalt palju ja kas meie inimesed, ehkki neist kirjadest on palju räägitud ja seal on kõik, mis selles kirjas on valesti, kas selle peale ikkagi makstakse raha? Ja, kahjuks küll, neid kirju on tõesti massiliselt liikumas ja ma arvan, et need on üksikud tegelikult, kes täna teevad ülekande. Alguses, kui need kirjad hakkasid liikuma, oli inimesi palju rohkem. Oligi inimesi, kes helistasid politseisse ja tunnistasid mõne süüteo üles, sest nad tõesti arvasid, et see on päriselt politsei poolt saadetud. Aga tõesti, me kõiki neid kahjusi kindlasti ei tea, et on inimesi, kes teevad ülekande tegelikult millest, ja kui nad saavad aru, et see oli pettus, siis nad ühtepidi ka ju tunnistasid, et nad panid mingi teo toime ja siis nad ei teavita meid. Et kuna tihti viidetakse neist kirjades just seksuaalkuritegudele, siis inimesed ei teavita meid nendest kahjudest, nii et ma arvan, et neid ülekandetegijaid on, aga me lihtsalt ei tea. No ma mõtlesin, et ma olen ainus inimene, kes sai auväärt peadirektori poolt kirja, et ma olen lapspornot omanud või just. Andres tahtis midagi kommenteerida siin. Ja, ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui me sinu küsimusele, Raul, tagasi tuleme, et neid kirju muidugi ma olen saanud ja on ka isegi proovitud meilikontosid üle võtta ja kõike muud, aga lihtsalt tuleb alati hinnata nüüd esiteks selle kirja pilti, eks ju, kirja sisu, sest need samad õngitsuskirjad, need on, ma ei tea, tunduvad, eks ju, kes on vähegi süsteemiga kokku puutunud, eks ju, või on lihtsalt haritud inimesed, tunduvad natuke naljakad, eks ju, kui siin otsib taga Peelis või Interpoliga koos, eks ju, ja sinna hulka tuleb veel meie lugupeetud Tallinna
või Põhjaprefektuuri liikluspolitsei juht, et see on nagu üks asi, aga nüüd tuleb tähelepanu pöörata, et mis on nagu see viimaste nädalate üks trend, eks ju, mida minul on vähemalt tulnud mitmest allikast, on tulnud siis meili teel, on tulnud isegi SMS-iga, et siis Maksu- ja Tolliamet, eks ju, saadab ja palub QR-koodiga ühilduda, mis on jälle üks samm edasi, loob võib-olla mingi usaldus, et QR-kood, eks ju, me isegi kui läheme e-valimistele, kui QR-koodiga saame kontrollida, kas me oleme oma selle valiku teinud õieti ja nii edasi, ja millegipärast mul nagu sisetunne ütleb, mis inimestel võib tekitada, ma ei taha mingit paanikat tekitada, aga ma just arutasin ühe selle valdkonna spetsialistiga, et meil hakkavad varsti tulema kõigile kirjad automaksu kohta. Ja sinna juurde on väga hea panna igast linke, et siin saad kiiresti oma automaksu ära tasuta. No et siin Urmeti käest saab küsida, et need kirjad, need õngitsuskirjad, senised ja ilmselt ka tulevased on ikkagi vägagi profid, et ei ole üksnes sellised lapsikud ja rumalad kirjad, mida on kerge vältida, et mõnigi neist on ikka väga proff ja on väga raske ära tunda, et see on nüüd kas õige või vale. Ja täpselt ja nagu Andres ütles, et nad muutuvad ainult aktuaalsemaks, et kui sel nädal uudistes, mis on peateema või tulemas, siis seal on meeskonnad, kes seda hindavad ja selle sisulised kirjad ka meile tulevad, et tuleb olla tähelepanek täpselt, kui maksutagastusaeg on, kui nüüd lahkume Venemaa võrgust, kindlasti tulevad veel teated selle kohta, et on vaja mingeid andmeid uuendada ja nii edasi, et võib ka tulla SMS, aga kõik nad lõpevad ühte või teistmoodi, siis kas siis küsitakse krediitkaardi andmeid või küsitakse PIN-koode, et lõpud on kõigil ühtemoodi, et eesmärk on sama. Eesmärk on sama kogu aeg, et tuleb kogu aeg hoida nii-öelda teravust ja meeles hoida, kuidas see kõne algas. No üks koht on vist küll võib nimetada, ma ei tea, kas kelmide paradiisiks või veel parem võib-olla selliseks mülkaks ja see on Facebook Marketplace. No näiteks üks naine müüs Facebook Marketplace'i vahendusel riideid, 5. jaanuaril võttis naisega ühendust inimene, kes siis neid riideid osta soovis kullerfirma vahendusel ja müüjale saadeti näiliselt kullerfirmale kuuluv link ning lingile vajutades pidi müüja sisestama enda pangakonto andmed taaskord ja Smart ID PIN-koodid. Ja nii tehtigi müüja nõusolekuta kahelt tema pangakontolt ülekanded võõrastele pangakontodele. No kas see Facebook Marketplace on siis tõesti ka koht, kus tuleks ikkagi nagu väga hoolikalt oma samme jälgida? Ja tõepoolest, et ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, kui te panete müügikuulutuse, siis 10-7 on esimesed 7 on kohe kelmid, kes sellisel viisil kohe ongi valmis ostma, kohe on nad tehingusse valmis minema ja üldjuhul ongi, et neil on tasu tehtud, tuleb kullerfirma kaubale järgi, nad kas siis maksid ise kullerfirmale, vajab natuke andmeid ja nii edasi, et enamus inimesi, kes seal müügiga tegelevad, on sellest juba teadlikud, aga seal on küll see eesti keel väga hea, et need vastukirjad, kui sa küsid nendel inimestelt, siis tegelikult nad vastavad ikka väga heas eesti keeles ja väga loogiliselt, et kas nad on siis parasjagu teises linnas, ei saa tulla ja nii edasi, et seal tasub olla väga ettevaatlik. Veel üks case. Aasta lõpus teatas Kesk-Eestis elav naine, et talle helistas vene keelt kõnelev mees, kes esitles end Swedbanki töötajana ja väitis, et naise nimele püütakse laenu võtta. Mehe juhendamisel, tähendab selle laenu võtmise tõkestamiseks peab naine end identifitseerima. Mehe juhendamisel sisestaski naine korduvalt enda Smart ID PIN-koodid ja hiljem muidugi avastas, et tema nimele oli võetud erinevaid laenu ja tehtud digitaalne pangakaart ning arvelt oli võetud sularaha. Mind huvitab just see laenu võtmine, sellest ma nii palju ei ole kuulnud, et kas nüüd oleme jõudnud sinna, et need andmed vajatakse sellest, mitte üksnes selleks, et võtta arvelt raha ära, vaid et ka inimese kontoga kuidagi teha mingisuguseid laenutehinguid. Et tegelikult see laen on kogu aeg olnud, et nii palju kordi, kui inimene sisestab, nii palju tehinguid tehakse sellega, et nagu te ütlesitegi hästi, et korduvalt sisestas, et sellepärast ka palutakse korduvalt sisestada, et saaks teha erinevaid tehinguid ja erinevaid kohtust laene võtta, et esimene kord, kui sisestavad inimesed, siis võetakse nende enda kontolt, tehakse ülekanne, kui teine kord sisestab, siis võetakse tema nimele laenu, kolmas kord see kantakse laen minema ja neljas kord jälle uus laen, nii kaua kui inimene sisestab, nii kaua kui on kohti, kust võtta, nii kaua kui võetakse, et täpselt nii julmad kurjategijad ongi.
Andres, sul oli väike repliik. Ja ma lihtsalt võib-olla kuulele huvitus, et maailm ei muutu, et nagu Urmat ütles, et praegu on ka 90-ndad, eks ju, tagasi on internetis, siis 90-ndatel, kui inimesed pidid vahetama muideks oma NSV Liidu passi Eesti passi vastu ja väga paljudel inimestel polnud selle Eesti passiga midagi peale hakata, elanikkond oli vaene, siis meil olid organiseeritud kuritegelikud grupid, kes neid inimestelt ostsid neid passi sisuliselt kokku ja võtsid nende peale laenu, nende andmete peale ja tegid esimesed korralikud majanduskuritegevus-skeemid, finantsskeemid. No näed, midagi ei ole muutunud. Aga Urvetil oli veel üks. Ja ma tahtsin tegelikult rääkida ühest kelmust, millest ma arvan, et avalikkuses polegi väga üldse räägitud ja sest, et inimesed ei soovi sellest rääkida. Väga palju on, kui tütarlapsed pakuvad ennast Facebookis meesterahvastele tutvuseks ja soovivad kindlasti kohe ka abielluma hakata või koos elama, siis nüüd juba mitu aastat toimiv skeem, et tüdrukud soovivad siis minna mõnda suhtlusplatvormi, võtavad ennast seal ise alasti ja paluvad siis meesterahval sama teha. Rahvas, kui ta on seda teinud, siis teiselt poolt tuleb teavitus, et see oli nüüd salvestatud ja nüüd tuleb ülekandeid tegema hakata, muidu läheb see Facebooki üles, et kahjuks seal on ohvreid väga palju. Me teame väga palju inimesi, kes on seda teinud, hiljem maksavad selle jaoks, et see üles ei pandaks seda salvestist, kus ta siis alasti on, et ma küll kutsun inimesi mõistusele, et kui teine pool, tundmatu inimene palub teid sotsiaalmeedia kaamera ees ennast alasti võtta, siis ärge tehke seda, et teadmata sellest, et kui palju inimesi teiselt pool vaatab, on tegemist ka salvestava seadmega, et olge ikkagi tähelepaneku ettevaatlikud. Siin sai nüüd ka retsept juba öeldud sama jutu sees, nii. Ja on mulgi praegu seal ootamas järjekorras mitmeid tõmmusid naisterahvaid ilusate Eesti nimedega. Aga üks skeem veel. Ida-Eestis helistas keskealisele naisele mingi mees, kes tutvustas end taas Swedbanki töötajana ja naisele öeldi, et kelmid proovisid tema nimele laenu võtta ning raha kaitsmiseks on siis vaja nüüd arvutisse alla laadida selline programm nimega AnyDesk ja hiljem selgus, et naise arvelt oligi raha läinud. Ma saan aru, et see AnyDesk on vist päris paljudes sellistes petuskeemides ja keissides osaline. No mismoodi kurjategijad seda programmi kasutavad? No AnyDesk on mõeldud ju tegelikult selleks, et administraatori ettevõttes saaks aidata inimestele arvutid korda teha, et väga heal eesmärgil, küll aga tõesti kurjategijad on selle ära tabanud ja paluvad selle sisestada, enda alla laadida enda arvutisse ja anda ligipääs. Ehk siis, kui AnyDeski enda arvutisse laadida ja anda teisele inimesele ligipääs, siis tegelikult juhib teine inimene teie arvutit, et ta saab kõike seda teha, mida te isegi ei näe seda, mida ta teeb. Ta saab teile ette kuvada hoopis teise pildi ja selle taama taustal teha hoopis pangatehinguid, nii et kui keegi palub teile lihtsalt AnyDeski allalaadi või mõnda muud programmi, mis annab teie arvutil ligipääsu, siis te põhimõtteliselt loobute oma arvutist ja oma andmetest, et ta saab kõik pildid allalaadida, saab internetis käia, saab pangas käia ja kõike muud teha. No siingi on retsept lihtne, lõpetada see jutt juba sellel hetkel, kui keegi räägib midagi andmete edastamisest ja kui seal veel öeldakse, et tõmba alla mingi programm, näiteks AnyDesk, et siis on juba selge, et seal midagi on teoksil, aga juhul, kui sa oled, ütleme, esialgu segaduses, võib-olla ähmi täis ja paljugi, mis üritad siis nagu teha nii, nagu juhendatakse, aga poole selle kõne pealt sa siiski juba tajud, et siin hakkab minema jutt kuhugi mujale ära. Kuidas siis talitada, et mingid liigutused on juba tehtud, mingisuguse konksu otsas sa juba oled, et kas seal on ka mingisugune võte, kuidas see asi nii, kuidas sealt olukorrast nii välja tagurdada, et ikkagi kahju ei oleks suur? Ja, et internetiühenduse katkestamine on kõige lihtsam, et kui ise ei tea, kus nupu peale paanikas vajutada, siis kui teil on wifi ruuter, siis tõmmake ta seinast välja või kui oskate arvutit kiiresti välja ütelda, teil on kontroll selle hiire üle, siis tehke seda aga ärge jumala eest nagu lihtsalt arvuti kaant kinni pange, et see teinekord ei katkesta lihtsalt seda ühendust, et wifi ruuteri välja tõmbamine on igal juhul palju edukam. Jah, ja kas üle arvuti väljatõmbamine tõenäoliselt ei aita, sellepärast aku on ju taga. Täpselt. Aga kas võtame selle saate osa selle tõdemusega kokku, et meid varitsetakse iga nurga peal?
no nii ja võib öelda, kui 90 nüüd tagasi. Urmetil ei oleks öelda veel, kas on mõni nüüd just nimelt sellel aastal esile kerkinud või üles kerkinud pettusskeem, mille eest tasub inimesi praegusel hetkel hoiatada? ja 96. aastal ta Eestis oli, Leedu kurjategijad ta tõid, 96. lõpus ta kadus, ehk siis avarii on toimunud sugulasega pettus, kus siis tuleb kõne, üldjuhul tuleb lauatelefonile, kus siis räägitakse, et juhtus sugulasega avarii ja kas siis advokaaditasu või haiglaarve on vaja kiiresti maksta. Inimesed kahjuks lähevad selle ohvriks, annavad üle rahasi ukse taha tulnud inimestele, kasutatakse selleks ka taksoteenust, tegelikult saadetakse takso inimesele ukse taha, kellele antakse siis, inimene annab paki, annab riided kaasa, annab haigla jaoks kõik varustuse, sest ta usub, et tema lähedane on haiglasse sattunud, et annab ka taskuraha, aga tegelikult antakse see kelmidele, et kui te saate kõne, et teie lähedasega on midagi juhtunud, siis helistage palun kõigepealt oma lähedasele ise, et saada kinnitus, et see nii on või ei ole, et kelmid seda väga varmalt praegu kasutavad. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre, täname, et leidsite taas aega tulla Krimiraadiosse, et rääkida seekord siis levinumatest pettusskeemidest. Meie aga teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkame hoopis teise teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie hea ekspert Andres Anvelt. Nüüd vahetame aga teemat ning hüppame oma juttudega vanglasse. Ehkki meie riiklik eesmärk on alaealised ja noored vanglast eemal hoida, siis karm reaalsus on täna see, et kui eelmise aasta alguses polnud meil esimest korda mitte ühtegi alaealist vangi, siis hetkel on meil neid 3. 2 neist on vahi all tapmise eest ning 3. pattudeks on erinevad nii vara kui ka isikuvastased kuriteod ja sealhulgas vägistamine. Meil on nende süngete kirjelduste juures siiski hea meel öelda telefonil tere Viru vangla sotsiaaltöötajale Triin Tarendile, kes just nende inimestega oma töös tegeleb. Tere tulemast Krimiraadiosse, Triin! Tere! Triin, kõigepealt aitäh, et meiega saates ühinesite, aga kui üldiselt küsida, mis motiveerib teid isiklikult töötama vanglas noortega, kes on toime pannud raskeid kuritegusid? Ühtepidi on see, et nad annavad emotsionaalsel tasandil ikkagi tohutult tagasi. Et kui nendega selline usaldussuhe saavutada, siis nad on väga huvitavad vestluskaaslased. Nad on sellised nutikad, suurepärase huumorimeelega. Ja kui nad tõesti tunnevad, et keegi inimlikult hoolib sellest, kuidas neil tulevikus läheb, siis nad oskavad panna sind tundma, et sa oled maailma parim sotsiaaltöötaja. Ja teistpidi on see, et kui sa tõesti näed, et su tööl on mõju, et nad lähevad vanglast välja, eriti just need, kes on kõige raskemaid kuritegusid teinud ja nad on saanud tagasi eneseusu, siis mina olen kuulnud sellistest, kes lähevad ülikooli, kes on tegelikult oma elus väga edukad ja see tunne, et sa oled saanud väikse panuse sinna anda, see on ikkagi hästi oluline. Viru vanglas on 198 osaline noorteosakond, kui ma nüüd ei eksi, kui ma andmed õiged on, kus siis viibivad, ma saan aru, juba need 3 mainitud alaealist, aga kui suure täituvusega see osakond täna üleüldse on? Kui me räägime noorteosakonnast, mis on tegelikult tänapäeval selle maja kõige ülemine korrus ainult, siis kui ma ei eksi niimoodi mõni number siia-sinna, siis peaks see olema 12 kinnipeetavat. Milline vanus on vangla mõttes noor? Ma mõtlen, et kes sinna osakonda satuvad, kui meil need alaealised on 3 ainult, siis ma saan aru, et on ikkagi mõned inimesed veel. No juriidilises mõistes võib paigutada meie osakonda noori vanuses 14–21. Aga kui nad püsivad motivatsioonisüsteemis, siis kuni karistuse lõpuni, kui nad on ka vanemad. Andres, kui nüüd vaadata nendele numbritele otsa, siis põhimõtteliselt võrreldes selle ajaga, kui sina aktiivselt politseis töötasid ja ka poliitikuna kogu seda karistuspoliitikut suunasid,
ja korraldasid, siis on ikka väga oluliselt see asi muutunud. See on kindlasti niimoodi, sest tuleb meelde tuletada, et siis kui me seda taasiseseisvust alustasime, siis meile tegutses nii-öelda kurikuulus Viljandi noortekoloonia, mis oli ikkagi selles mõttes koloonia, kus kahjuks tuli peale uus põlvkond kurjategijaid, sellepärast nad olid nii nagu teised nõukogudeaegsed tsoonid, kus inimesed suhtlesid omavahel väga aktiivselt ja muutusid siis seal nagu palju rohkem organiseeritumaks. Hiljem oli seda ka Maardus. Poliitiliselt ma arvan, et Eesti on võtnud siin igati õige suuna, kuigi ma vahepeal olekski natuke kriitiline, et päris kampaania korras, nii nagu siin mõned aastad tagasi seda ette võeti, et mitte mingil juhul noort siis eeluurimise ajal või siis ka hiljem süüdimõistmise korral vangis ei hoita. See mingi aja pärast võib tagasi maksta, kindlasti see ei tohiks olla mingil juhul selline massiline, väga palju tuleb teha siin ka sotsiaaltööd, see on ka võimalus nendega ka vabaduses, aga kindlasti ei tohi siin ka minna osungit meelevald. No me oleme korduvalt juba maininud siin, et täna on meil 3 alaealist siis vahistatud, ütleme vist praegu nii on juriidiliselt õige öelda. Triin, kas see maalib kuidagi ühiskonnast mingisuguse teie jaoks suurema pildi või üllatab või šokeerib see teid kuidagi? Et meil on täna ikkagi võrreldes siis eelmise aastaga päris palju rohkem neid. See ei šokeeri mind, sest mina ise arvan, et alaealiste kuritegevus on alati olnud ja mingil määral me ei saa olla nii naiivsed, et see kaob täiesti ära. Aga teistpidi on ju täiesti murekohad olemas, see, mis ikkagi noorte hulgas toimub, mis noorte kultuuris toimub, kas või see, et kui ma räägin oma tuttavatega, kes töötavad koolides ja absoluutselt kõik räägivad sellest, et noorte vaimse tervise probleemid kasvavad, et hästi palju on eneselõikumisi, et hiljuti ma lugesin intervjuud räppar AG-ga, kes ütles, et temal ei ole mitte ühtegi kontserti, mille järel ta annaks autogrammi lõigutud käele, et ikkagi see on nagu tõsine murekoht, et jõuda nende noorteni. Ja ka see, et nad tegelikult ei usalda täiskasvanuid, et seda abi vastu võtta. Nad usuvad, et nad on juba täiskasvanud, saavad ise kõigega hakkama. Ja ma arvan, et need teod on hästi palju nagu, et nad tahavad tõestada seda, et nad on täiskasvanud, või nagu mina viskan nalja, sest nad on terminaatorid, kellega ei juhtu midagi. Nad ei kunagi vahele, nad saavad kõigega hakkama, aga tegelikult nende aju ei ole nii palju arenenud, et nad suudaksid lõpuni analüüsida ja vastutada nende tegude eest, mis nad teevad. No aga selles olukorras, kui ta juba on vangla müüride taga, kui nii võib öelda, mis mõtted siis seal peas sellel hetkel kõlksuvad? Arusaamatus, segadus või mis, et elu ei olegi selline, nagu nad ette kujutasid ja võib juhtuda hullemat või mis? Absoluutselt, sellepärast, et kui nad toimetavad seal väljas, siis vangla ei mahu absoluutselt nende reaalsusesse. Et nad võiks vahele jääda, nendega võiks midagi juhtuda, sest see, mis nad teevad, on ju nii äge ja vinge. Ja et kui nad siis ühel hetkel satuvad meie juurde, siis on see neile üsna suur ehmatus. Et nad ei tunne ennast kindlasti esialgu siin psühholoogiliselt turvaliselt. Ja see kohanemine vanglas on nende jaoks ikkagi väga keeruline. No aga kuidas nad kohanevad, kui nii nüüd siis küsida edasi? Üks asi on vangla väljas olles, need legendid ja jutud ja teine asi on igapäevane rutiin seal samas. Kuidas nad kohanevad või kas kohanevad üldse? Tegelikult ega vanglas lõpuni ei peagi kohanema, et mina ikka ütlen, et neile, et ärge keskenduge siin niivõrd kohanemisele kui sellele, mis sinust saab tulevikus, et keskendume sellele, et hakkame ette valmistama seda, kuidas sa lähed välja normaalse inimesena, normaalsete inimeste hulka, et mis sa siis tegema hakkad. Aga see psühholoogiline turvalisus tuleb tagada, ühelt poolt on see meie valvemeeskonna ülesanne, et nad tunneksid siin ennast turvaliselt, turgeksid kambrist välja tulla.
ja teistpidi on ikkagi ka näiteks minu töö, et igaühega tegeleda, et nad tunneksid ennast siin kuidagi, et täiskasvanud on siin nende jaoks olemas, mõistavad neid, kuulavad neid, et nad ei pea siin selle kõigega üksi toime tulema. Andres, sul oli lisada midagi? Ei, ma tahaks küsida sellise mõõttühiku kohta, et vanglatöö efektiivsust või tööd vanglas, sealhulgas sotsiaaltööd, hinnatakse tihtipeale retsidiivsuse järgi. Et kui me võtame need, kes on siis kinnipeetavad noorte vanglas, et kas te oskate öelda mingisugust kas või sükst ligilähedast või ümmargust, kui suur on nende hulgas retsidiivsust, kui nad on ühe korra noorte vanglas ära istunud või noorte osakonnas, paljud neist satuvad siis, nagu öeldakse, juba tõeliste täiskasvanutena hiljem vanglas? Ma kahjuks protsente ei oska öelda, et ma ei ole numbrites väga tugev, aga mida ma tahaks siin kohal küll öelda, et tegelikult see ei ole ainult meie vastutus, kuidas nad seal väljas toime tulevad. Et meil võivad olla maailma parimad sekkumised, meie võime siin teha imesid, aga kui nad lähevad välja ja kogukond ei võta neid vastu ja defineerib neid ikkagi selle järgi, mis nad on teinud, ei anna neile võimalust saada normaalseid töökohti ja mis on minu kogemus isegi normaalseid elukohti, siis tahes või tahtmata nad jäävad siia käima. Jaa, see on teil täitsa õigus, see on täitsa arusaadav, aga kindlasti vanglas juba alustatakse ju ettevalmistustööd mingil määral tema vabanemise suhtes. Kuidas te hindate näiteks, kuna nende vastuvõtmises mängivad suurt rolli kohalikud omavalitsused, kes peavad ju pakkuma neile siis seda sama sotsiaalteenust edasi, ka seda sotsiaalelamispinda näiteks, mis annaks võimaluse tal tööd otsida. Kas see koostöö on hea või on ta ikkagi puhtalt sõltub paiguti, kus inimene pärit on ja kuhu ta läheb? No nii palju, kui mina olen aru saanud, täiskasvanute puhul oleneb ikkagi kohalikust omavalitsusest ja ma saan ka aru, et väiksematel kohalikel omavalitsustel on keeruline. Ma olen ise ka töötanud kunagi mõnda aega kohalikus omavalitsuses, et neid võimalusi ei olegi nii palju. Aga alaealiste puhul ma pean küll ütlema, et see süsteem on nagu hästi toimima pandud, et meil on väga tugev kontakt lastekaitsespetsialistidega ja minu arust praktiliselt kõik meie alaealised on ka ringist välja programmis ja need toimuvad neil juba enne vanglasse sattumist. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt Krimiraadio tavapärased tegijad, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie krimiekspert Andres Anvelt ning saate teises osas on meil jutuks alaealised ja noored kurjategijad meie vanglasüsteemis ning telefonil on meiega jätkuvalt ka Viru vangla sotsiaaltöötaja Triin Tarendi, kes just noortega oma tööd teeb. Triin Tarendi, enne pausi oli jutuks, et teinekord ikkagi nendel noortel, kes on juba vanglasse sattunud, et seal sotsiaalne taust on kehvakene, võib-olla teinekord ei ole kohtagi, kus elada või olla ja väga paljus see tegu, mis juhtus, oli tingitud sellest, et ta nagu, ma ei tea, oli sunnitud või sattus olukorda nii. Aga me teame ka kuritegusid või ka viimasest ajast, kus tegijad, noored inimesed ei saa kurta, et oleks kuskilt sotsiaalsest mülkast pärit, vaid pigem ikka täiesti korralikust perekonnast ja seal ei ole nagu justkui millegi üle kurta ja ometigi on nagu tapetud, rääkimata kõikidest muudest kuritegudest. Et mis mustrid seal teinekord veel teile silma hakkavad lisaks sellele sotsiaaltaustale? No üks väga oluline osa minu tööst on see, et ma ei ole lihtsalt sotsiaaltöötaja, aga ma olen ka mitmedimensioonilise pereteraapia terapeut. Et me pakume siin ka sellist teenust, mis on ka Sotsiaalkindlustusametis ja ma töötan tegelikult ka nende peredega ja ma näen seda, et need pered on väga hädas, nad ei oska nende noortega toime tulla, sest need noored ei usalda mitte ühtegi täiskasvanut, et abi vastu võtta
ja mina näiteks keeldun süüdistamas siin lapsevanemaid, sest nad on väga hädas, kui nad jõuavad minuni, siis nad on käinud paljudest kohtadest abi küsimas ja tegelikult nad ei ole saanud, et mida nad on küll kiitnud, on see, et kui nad on läbi Sotsiaalkindlustusameti saanud sellele samale MDFT teenusele, siis see on see koht, kus suhted on ikkagi lapsega paranenud, laps on avanenud, rääkinud, mis temaga toimub, aga nendest vanemlikest oskustest jääb tihtipeale puudu ja siin tuleks meil ikkagi nagu vaadata, kuidas me saaksime neid rohkem anda. Ja ka mõelda sellele, et miks tegelikult paljud vanemad ei tule osa saama nendest kursustest ja see tihtipeale on see, kui noorel puudub eneseusk oma võimetesse, et ega need lapsevanemad, neil tihtipeale ka puudub eneseusk ja kui sa lähed nagu abi küsima, siis sa pead ka tunnistama avalikult seda, et ma ei ole hakkama saanud oma lapsega, aga seda nad väga tihti tunnevad, need lapsevanemad, kes minuni on jõudnud, kelle laps on sattunud vanglasse, neil on tohutu süütunne ja see tunne, et mina ei saa hakkama. Ja ega need lapsed tunnevad ka täpselt samamoodi, et täiskasvanud ei saa minuga hakkama. Kas teil on tekkinud mingisugune arusaam, et kust kohast see selline usaldamatuse tunne täiskasvanute suhtes ja see selline terminaatori tunne pärineb, mis see juurpõhjus seal on? No eks nad ole väikesest peale kuulnud seda, mida nad valesti teevad, millised on nende probleemid juba lasteaias saadik, teavad nad imehästi seda, mida nad kõike ei oska, kuidas nad teevad kõike valesti ja siis neil tekib see arusaam, et eks me peame nüüd siis tõestama, et me tegelikult saame hakkama, aga tegelikult nad ju ei saa. Ma nüüd küsin võib-olla niisuguse natuke üldisemad asjad ka üle, et öelge, kuidas teevad omavahel koostööd erinevad institutsioonid, siis riigi institutsioonid, koolid, politsei, sotsiaalteenused, et aidata neid nii-öelda riskirühma kuuluvaid noori. On see teie hinnangul piisav, mis meie riik hetkel teeb? Et on selgelt juba nagu pätiks minev noor ja nüüd on vaja viimasel hetkel saada ta kuidagi kätte enne vanglat. Kas meil riik teeb selleks piisavalt head tööd? Ma ütleks seda, et omavahel isegi tehakse, kuigi ma näen, et natuke on seda nagu vastutuse üksteisele lükkamist ikkagi jätkuvalt, et kes selle noore eest siis vastutab. Aga millele ma tahaks nagu tähelepanu pöörata, et väga tore, et nad omavahel teevad koostööd, aga see noor tuleb ka kuidagi paati saada. Et kui me räägime ühe teismelisega, siis tema selja taga ja võimupositsioonilt temaga asju ei aja. Et ainult koostööd tehes ja andes mõista, et sina ikkagi oled see, kes on nii-öelda oma elu ekspert või et meie ei saa sulle lõpuni ette kirjutada. Ja öeldes ka seda, et sul on tegelikult nutikust ja võimekust, jah, sa vajad toetust, sa vajad nõu, sest sul puudub elukogemus, aga me oleme siin, et sind aidata. Et ilma nooreta neid asju teha ei saa. No me oleme siin mitmel puhul rääkinud, et loomulikult oleks ju väga tore, kui meie noored ikkagi päriselt vangi ei jõuaks, aga nagu räägitud, siis paraku meil täna neid on ja üks teie tööks, üks asi, mida te teete oma töös, on ka see, et te valmistate neid inimesi ju ette siis vanglast vabastamiseks. Kuidas see ettevalmistamine täpsemalt käib? No meil on kui rääkida minu töös, siis meil on erinevad programmid. Need on vastavalt siis nendele riskidele, miks nad on kuriteo sooritanud. Näiteks me õpetame neid toime tulema oma emotsioonidega. Et siis analüüsima seda sõltuvuskäitumist, sotsiaalsete oskuste tõstmine, et sellised erinevad, et see pereteraapia, mida mina teen, et see on küll selline nii-öelda tugevuse tõstmine, mitte riski vähendamine, et kui seda pere mõju suurendada, kui
õpetada vanemaid seda last paremini mõistma, miks vanemad reageerivad ja omavahel suhtlema selliselt, et seal ei tuleks kohe plahvatust, vaid kuuletakse üksteist, mõistetaks paremini. Ja kindlasti ka see vaade, et kuhu ta läheb, mis ta tulevikuplaanid on ja hariduse omandamine on noorte puhul ikkagi hästi oluline. Eesmärk oleks see, et neil oleks siin omandatud vähemalt põhiharidus. Paljudel on neil ikkagi juba põhiharidus jäänud pooleli, sest tänaval on palju põnevam kui koolis käia. Ja neil lihtsalt sellistel hüperaktiivsetel poistel on koolis natuke igav, et need ei viitsi seal koolis käia. Et haridus on ka hästi oluline. Andres, sa tahtsid lisada midagi? Ja ma tahtsin küsida pigem Triinult. Te nimetasite sõltuvust, sõltuvust tihtipeale võetakse mingitest ainetest ja sellist füsioloogilist sõltuvust, aga millised programmid või kuidas te siis nagu lahutate selle noore inimese, olgu ta siis laps või noor inimene, sõltuvusest mingitest teistest inimestest, kes tihtipeale teda on kas kuidagi niimoodi siis lükanud sellele kuriteole või peab teda autoriteediks ja tegelikult oht on see, et ta satub jällegi selle samas inimese võrku või inimeste võrku, olgu see siis füüsiliselt või ka internetis. Kas selle suhtes on ka olemas mingisugused mõjutusmeetmed teil? Ma arvan, et üks selliseid olulisemaid asju on see, et panna see noor mõtlema oma tulevikule ja mida ta tegelikult oma tulevikust tahab. Et nad julgeksid unistada ja unistada julgelt. Et mina usun seda, et kui me anname neile julguse unistada, siis ka vanglast välja tulles võiks meil olla parimad filmitegijad, parimad räpparid, parimad sportlased, parimad tippkokad, mida iganes, et nad julgeksid keskenduda oma tugevustele ja kui nad nagu saavutavad selle eneseusu ja selle lootuse, et ma võin midagi ägedat oma eluga teha ja siis juba analüüsida, et kes on need inimesed, kes saavad mind toetada sellel teekonnal ja kes tegelikult takistavad sellel teekonnal. Viru vangla sotsiaaltöötaja Triin Tarendi, me väga täname teid saates osalemast. Täname loomulikult ka kõiki kuulajaid. Tänane Krimiraadio on sellega lõppenud. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meie püsiekspert Andres Anvelt. Järgmine saade on eetris juba järgmisel teisipäeval, mõni minut peale 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.